Tervist, head Objektiivi vaatajad. Mul on hea meel tervitada siin Objektiivi stuudios Rene Kokka, kes on EKRE fraktsiooni liige Riigikogust. Tere, Markus. Hiljuti käisid Riigikogu puldis ja esitlesid seaduseelnõu 594, mille eesmärgiks oli langetada kõiki aktsiise. Vastupidiselt sellele, mida meie tänane valitsus teeb, ehk tõstab kõiki neid aktsiise. Ja rääkisid sa selles ettekandes tegelikult ka majandusest laiemalt ja majanduse toimimise eeldusest, mis tegelikult on igati tervemõistuslikult ja nendest teemadest me siin praegu räägime. Aga alguses võib-olla natukene sellest eelnõust ja vajadusest üleüldse aktsiise langetada. Ja tõsi, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond siis andis sisse seaduseelnõu, mille eesmärk oli muuta siis tubaka, alkoholi, kütuse, elektriaktsiisi seadust ja käibemaksu seadust, et vähendada siis aktsiise ja ka käibemaksu. Ja eks kõik, keda asi rohkem huvitab, saavad vaadata järgi ka selle siis ülekande, mis Riigikogus toimus, kus ma tõin ka täpselt välja kõik siis paragrahvide kaupa, millised aktsiise meil ettepanek vähendada oli. Aga tõsi on see, et Eesti majandus on ikkagi sellises seisus, olenemata sellest, et meil viimasel ajal räägitakse, et väike tõus nagu kuskilt oleks, siis mis vajab kiiremas korras tuge ja mitte ainult meie majandus, meie inimesed ja siis aktsiisitõusude pidurdamine ja aktsiiside alandamine ja käibemaksu alandamine on üks siis selline hoob, mis oleks andnud võimalust tulla appi. Ja nagu arvata võib, siis ega siis toetust ju loomulikult ei leidnud. Vastupidiselt selle jutule, et meil on uus parempoolne valitsus, kes hakkab nüüd järsku hoolima inimeste käekäigust ja majandusest, siis need on kahjuks ainult paljusõnalised sõnad, aga mitte teod. Loomulikult, et see jutt, et valitsus on parempoolne ja hakkab makse langetama, see on nali, mis isegi enam ei tundu naljakas mitte kellegile, et see on selge. Aga rääkides sellest, et miks on vaja tegelikult aktsiise ja makse langetada, kuidas see aitab tavainimest, kuidas see aitab ettevõtjat. Meie praegune ideoloogia ütleb seda valitsuse poolt, et sellisel juhul, kui makse langetatakse, tekiks riigieelarvesse tohutu auk. Et sestap me peame tegelikult ikkagi makse tõstma, aga tegelikult see käib ju igasuguse äriloogika ja ettevõtlusloogika vastu. No jah, kõik inimesed, kes vähegi majandusel kokku puutunud on, majandust õppinud on kas või keskkooli tasemel, siis saavad ju aru, et majanduslanguse ajal maksude tõstmine ei aita mitte kuidagi kaasa majanduse siis turgutamisele ja üldisele hakkama saamisele. Ja sissejuhatuse mõttes ma arvan, meil on fundamentaalne probleem sellega, et meie tegelikult ametnikud ei taju üldse, mis üks või teine siis Exceli tabeli arvutus tegelikult kaasa toob. Ma toon ühe näite sellest, kui EKRE oli valitsuses ja meil oli väga tulised arutelud selle üle, kas alkoholiaktsiisi ja kütuseaktsiisi vähendada. Ja siis käis arutelu selle üle, erinevad ametnikke siis oli, kes käisid valitsusliikmetele rääkimas, kuidas see mitte kuidagi ei toimu ja kui halb toimi ja kui halb see on ja toob kaasa veel suuremad kulud. Ja ma võtsin isiklikult siis tollel ajal aja, tulin Tallinnasse, ma olen Raplas ja läksin üks hommiku varakult sõitsin Lätti siis Iklast läbi ja käisin siis vaatamas, et mis päriselt on. Et palju siis päriselt tegelikult neid Soome numbritega busse ja autosid sõidab Lätti läbi Eesti, palju seal parkides inimesi on, mis siis tegelik seis on. Ja sest muidu räägivad inimesed, kes nagu arvavad, et nad teavad, nad räägivad kuskil, aga tegelikult ja praktika oli ikkagi vastupidiselt sellele, mida me räägiti, et ei olegi nagu piirikaubandust, see oli ikka muljet avaldav, et tegelikult see liinibusside arv, mis sõitis ja see, mis seal ikkagi mitme tunni vältel, mille ma seda tegevust ka nagu jälgisin seal, kui palju laeti peale nii liinibussidele kui autoaagistele või autodesse ja mis liikus tagasi, see oli muljet avaldav, et juba selle pealt sa saad aru, et see jutt, mida sulle räägitakse, ei vasta tõele ja pärast me nägime ka, et tegelikult aktsiisi langetamine ju tõi sisuliselt piirikaubanduse tagasi ära ja see jutt, et ettevõtjad ei tule kaasa sellega, ei vasta ka tõele, sellepärast kui ettevõtjatega ikkagi rääkida, mitte teha otsuseid üle nende peade, siis ega ettevõtja on meie Eesti oma inimene, kes tahab, et Eesti riigil hästi läheks ja et tal oleks omal ettevõtluse võimalus ja tal oleks tööd anda meie inimestele. Nii et ei vasta tõele, et ettevõtja kuidagi selle kasumi kohe endale krabaks, et see tegelikult ei vasta tõele. Ja mina ise elan täpselt samamoodi suviti ja nädalavahetustel seal kandis ja tean väga hästi, et seal piirikaubandus käib tegelikult kuni tänase päevani ja üha rohkem hakkab käima, kui Eestis aktsiisid tõusevad. Läti ja Leedu ei ole muuseas majanduslanguse perioodil siin oma makse tõstnud või on mul valed andmed?
Ja no nad on ikka lähenenud selles mõttes selgelt meie vaates talupoja mõistusega, et nad on selgelt vaadanud ikkagi, mida see nende riigile kaasa toob ja maksumaksjatele ja nad ei ole sellega läinud kaasa, nad jälgivad kogu aeg seda, mida Eesti teeb, et noh, kui meie siin ikkagi nagu üritame midagi omaenese tarkusest teha, siis peame tunnistama, et nii soomlased, lätlased, leedukad ikkagi vaatavad seda, mis see päriselt kaasa toob ja noh, ma olen ka seda korduvalt kriitilisena välja toonud, ma ei saa ütlemata jätta, et minu arust meie riigi juhtimist täna tervikuna väga hästi iseloomustab see Eleringi juhi väljaütlemine, et Eesti ei saagi kuidagi oma energiat puudutavat otsustes olla kuidagi Eesti riigi huvide eest väljas. Et noh, kui meil üks tippametnik ütleb sellise lause, siis ma arvan, et see annab päris hea indikatsiooni, miks meil ühte või teist otsust riigis nii tehakse, nagu tehakse. Et mulle tundub, et see on valdav, et meie ametkonnad ja meie juhid ei ole väljas Eesti riigi, Eesti inimeste, Eesti ettevõtluse ja käekäigu eest, vaid noh, ma ei tea, kellegi muu on ta siis, ma ei tea, Euroopa Liit abstraktsena või mingi muu asi. Kui küsida nüüd nagu väike laps, et miks see nii on, et Eesti Vabariigi enda juhtkond ja ametnikud süva- ja püsiriik ei ole Eesti eest väljas, vaid hoopis tükis ilmselt kellegi teise eest. Miks see nii on? Väga hea küsimus ja mul on keeruline vastata, et ma jälle vastan, et ka mina ei saa aru, et kui meil oli sinnamaani kuni 2018 tegime Eesti-Läti 3. ühenduse ära, oli meie elektrihind oluliselt soodsam ja odavam meie tarbijale kui Soomes, eks pärast nüüd selle igasugune talupoja loogika ütleb, et enne oleks tulnud teha Soomega ära Estlink 3, et energiat saaks peale tulla rohkem. Kui me ära anname, siis me tekitasime millegipärast vastupidiselt olukorra, kus me ära anname oluliselt rohkem, võimekus on ära anda kui peale saada ja liigutasime ennast siis rahulikult pärast seda ühenduse tegemist ära kallimasse elektrihinna tsooni. Miks nii tehakse? Ma ei kujuta ette, ma arvan, et need samad inimesed, kes räägivad, et ei peaks tegema Eesti siis vaates õigeid otsuseid, vaid kellegi teise vaates, ma arvan, oma kodus nad tõenäoliselt nii ei mõtle. Mulle tundub, et nad oma koduste otsuste osas on ratsionaalsed, et ei arvesta naabrimehe ja võib-olla kõrvalmaja inimestega nii palju kui ikkagi oma pere huvidega. Aga millegipärast riigi tasandil unustatakse ära. Aga vastates sinu eelmisele küsimusele, et mida siis annaks see aktsiiside vähendamine ja käibemaksu siis alla toomine, et mis need siis positiivsed punktid oleks, kuhu me läheksime, noh siis on ju täitsa selge, et kui me toome riigipoolsed makse alla, siis me elukallidusele paneme piiri ette ja aitame vähendada elukallidust ja eriti oluline on see just energiakandjad, erinevad kütused, mis ju selgelt on kõigi meie tarbijatena igapäevaelus väga oluline komponent ja nende aktsiiside vähendamine kütused transpordis, millest edasi tuleb ju kõik, mida veetakse laiali, kõikvõimad kaubad, toit, elekter, et noh, see on väga oluline üks aspekt, ainuüksi on see, eks, või siis noh, vaatame kas või meie ettevõtluse konkurentsivõimet, eks, et kui täna Soomes on palju odavam juba toota asju, sest energia on odavam, eks noh, siis ju tekib küsimus, et ega ettevõtja ongi ettevõtja sellepärast, et ta on ettevõtlik inimene. Ta ei jädalda, ta vaatab, teeb oma arvutused ja liigub oma ettevõtlusega kuskil sinna, kus see mõistlik on ja kui meil ei ole siis konkurentsivõimelist energia hinda rääkimata muud maksustamisest ja töö maksustamisest, siis ta läheb ju sinna, kus see on soodsam ja ta viib sinna ära, eks. Noh, piirikaubandusest me juba rääksime, et on ju täiesti elementaarne, et inimene mõtleb, vaatab, uurib ja noh, seda näidet ma tõin ka Riigikogus, et see ei ole ju mingi suur saladus, et juba aastaid tuuakse ehitusmaterjalid tegelikult väga paljuski Leedust ja Poolast, et kes hakkab ikkagi midagi suuremat ehitama. See tegelikult hoiab kokku seal suurusjärk 30% isegi peale, kui ta toob materjalid Poolast, läheb õpib tehastega seal kokku otse ja toob sealt rääkimata siis selle, et ta võtab ka sealt transpordi, mis on oluliselt odavam, eks, kuna küte on odavam ja nii edasi. Et ehk siis see raske on aru saada, kuidas meie otsustajad ei saa aru, mida nad otsustama peavad ja ei ole võimalik öelda, et ei anta sisendit. Tegelikult antakse, aga meie majandusteadlased ja ettevõtjad ju annavad sisendit kogu aeg. Ja nüüd meil hiljuti oli see 450-500 ettepaneku tegemine, siis, mida ettevõtjad tegid siis riigijuhtidele. No, vaatasin ka sealt kerge pilguga üle. Noh, ega paljuski on see, et ettevõtjad paluvadki, et tehke bürokraatiat vähemaks. Analüüsige enne otsuseid, kui te võtate vastu ühe teise seaduse. Ja täpselt sama asi, mida ka EKRE ju kogu aeg räägib, mida me räägime komisjonides, kui me arutame erinevaid Euroopa Liidu direktiivide vastuvõtmisi. Siis ma alati küsin, et kui palju see meil lisakulu teeb, püsikulu, kui palju uusi inimesi tuleb võtta palgale. Ja ega see vastus on tihti ikkagi see, et lisakulud tulevad ja inimeste arv ka suureneb seal 2-7 miinimum jälle iga direktiivi juurde võtmisega, mis näitabki seda, et see ongi see põhjendus, miks meil ametnike arv on tõusnud siin sadu viimase poolteise aastaga. Siin 600+ öeldakse, eks.
Ehk siis jutt sellest, et me kuidagi tõmbame riiki koomale, teeme õhemaks ja vähendame bürokraatiat, tegelikult on minu hinnangul on ta puhas selline PR jutt, et sotsid olid need pahad, viskasime pardalt maha ja nüüd siis hakkame nagu valitsema kuidagi teistmoodi, et see on üks PR jutt ja inimestel on selge sõnum, et ärge minge selle ohvriks, et vaadake ikkagi, mis on teod, millised on teod, mitte jutt. No tundub tegelikult laiemas pildis seda, et Eesti riik praegu Kaja Kallase valitsuste perioodil ja nüüd eelkõige siis Kaja Kallase viimase valitsuse ning Kristen Michali valitsuste perioodil üritab Eesti ettevõtlust välja suretada ja tegelikult need pildid on ju ilusti olemas ka, et suured tootmisettevõtted panevad oma uksed kinni, peaaegu iga paari nädala tagant jälle meile tuleb uudis, keegi paneb oma uksed kinni Eesti Vabariigis, eks ju. Mida see tähendab loomulikult? See tähendab seda, et inimesed jäävad tööst ilma, maksude laekumine väheneb, tootmine väheneb, töö väheneb, nii majandus hävineb. Et see on juba, ma ütleks, et nii absurdne olukord, et ettevõtjad tegelikult ja suured ettevõtjad peaksid siin nagu tagajalgadel olema Eesti Vabariigis. Kahtlemata nad peaksid ja tegelikult suur hulk on ka ja tegelikult seda infot antakse ministeeriumitele ja ilmselt ka peaminister teab, aga lihtsalt seda ei kuulata. See on lihtsalt hoolimatus ja ma ütlen, et ettevõtja, seesama Raul Kirjani suure investeeringu viimine Lätti, eks, et see on tüüpi näide sellest, et kui ikkagi ettevõtjad räägivad, aastad räägivad ja tegelikult nad näevad, et riigi poolt mitte mingit samme ei järgne, siis ühel hetkel ettevõtja läheb ära, et kuidagi vist tundub valitsusele, et tuleb veel mingi suur kisa kuskil või antakse enne märku, ei, et ühel hetkel lihtsalt ettevõtlus liibub ära ennast ja kõik samad sammud, seesama automaksu näide, eks, et kui riik surub inimesed tegelema nagu rumalustega, et siin on kuulda, et luksusautode puhul on omanikud näiteks vormistanud ta matkaautoks, et ta paneb sükse kallima klassi luksusautosse sisse näiteks kraanikausi taha, eks. Et see on ju viimane appikarje ju inimeste poolt näidata, et missugusesse debiilsesse ühiskonda, vabandab väljendusest, olete meid viinud, et selleks, et saada näiteks soodsam automaks, siis panen kraanikausi oma auto pagasnikusse, vormistan ta matkaautoks, eks, et selliseid rumalusi surutakse inimesed tegema, siis midagi on ikka väga-väga nihu ja mille nimel, et kõige nagu markantsem on see, et meil räägitakse, kui eelarve puudujääk on suur ja raha ei ole. Ja siis me vaatame, et 23. aasta riigieelarves, eks oli üle 100,3 miljonit, 100,4 miljonit seisis majandusministeeriumi arvel raha, mis oli sisustamata tegevustega, eks. Nüüd selle aasta, siis 25. aasta eelarve arutelude juures ministrid ei teadnud, kas on 100 miljonit pluss gaasijaamad tegemiseks või ei ole. Ühed väitsid, et on, teised ütlesid, et ei ole, keegi pole midagi kuulnud, eks. Et sõbrad, et kui nagu sellist riigi juhtimist nagu harrastate, siis ei olegi mitte midagi tahta, et meil ülevaade täielikult puudub, rääkimata sellest, et kes riigi majandusel ja vähegi silma peal hoiavad, siis näevad, et me kantakse sisuliselt üle iga aasta pea miljard eurot kasutamata vahendeid, et eelarvest kanname üle järgmisse aastat miljard eelarvet, need on kuskil 750 miljonit, 900 miljonit suurusjärgud aastasse, mida me kanname üle vahendeid, mida riik ei kasuta ära, mis tähendab seda, et planeerimisprotsess on ju täiesti puudulik või ülevaade puudub. Selge, ma möönan, et seal on vahendeid, mis tegevused lähevadki teise aastasse üle ja on ka täiesti põhjendatud summasid, mis tuleb üle kanda, aga see summa Eesti riigi eelarve mahu juures on liiga suur. Et see ei ole reaalne ja siis räägitakse meile, et paneme 2-3 miljardit tuuleparkidesse, eks, teadmata, mis see tegelikult kaasa toob, et tegelikult pilt on kurb. No riigieelarve temaatika on ju veel üks tasand, et meil võetakse vastu riigieelarved, millest isegi õiguskantsler ütleb, et need on põhiseaduse vastased, sellepärast et seal ei ole välja toodud detailselt, kuhu need kulud lähevad. Meil on lihtsalt selline nii-öelda tegevuspõhine riigieelarve, kus öeldakse, et siin võib-olla sotsiaalvaldkonda ja energiavaldkonda lähevad nii ja nii mitu 100 miljonit või nii ja nii mitu miljardit. Et sotsiaalvaldkonda mitte, aga
see on ju üks tõsine probleem ja tegelikult see, kui sinna panna juurde nii-öelda Eesti salastamismaania, kõikide dokumentide salastamismaania, siis tegelikult ju tundub, et valitsus ja need seltskonnad, kes seal tipus praegu on, valitsevad nagu karistamatult ilma igasugust vastutust kandmata, sest kui ei tooda välja selget nii-öelda detailset eelarvet, kuhu see on läinud, see raha, siis ei saa ju ka keegi kuskilt kinni võtta vist või? No jaa, absoluutselt ta nii on ja need samad näited ju sinna kanti tüürivadki, et kui me avastame, et meil on üle 100 miljoni on raha alles, eks kuskil pole isegi topelttegevused, eks, et sama tegevuse peale, mis see plaaniti, on kuskil veel tegelikult üks teine sama summa, eks. Siis ametnikel puudub endal juba arusaamine, kui ministeerium ei näe pika aja vältel, et selline raha üle, kui Rahandusministeerium ka ei avasta, et see on üle, siis see näitab, et midagi on täiesti nihu ja selles mõttes ikkagi on asi päris hull ja ega ei ole ju saladus ka jälle, ikka kuuled ju suhtled inimestega, et tegelikult aasta lõpus hakkab siis pihta see suur jooksmine, et kuidas, mida veel osta, kui mitu printerit või televiisorit ühte teise asutusse selleks, et ikkagi eelarve suhteliselt ära kulutada, et muidu veel võetakse äkki vähemaks, eks, ja ikka ostame ära, eks, et tegelikult ma ütlen, et me oleme väike riik küll, aga meil ei ole üldse rahaline seis nii halb, kui seda raha kasutatakse selleks, milleks vaja on ja seesama jälle Rail Balticu näide, eks, et tegelikult ikkagi me tegeleme asjadega, mida meil vaja teha pole, et me oleme ikka rikas riik, kui me ka Pärnu raudteed sisuliselt ehitame nüüd uue juurde, eks meil oli olemas ju toimiv raudtee, mida on ka remonditud aastaid, mitte vähe raha sinna pandud ei ole, eks. Aga siis, ja nüüd kuuleme, et suure tõenäosusega Rail Baltic jääbki meil Ikla kanti püsima mõnda aega, et lätlased vastu ei tule, eks, et selles mõttes fundamentaalne probleem on see, et ametnikel ei ole vastutuse kohustust. Et sellest ajast, kui ära lõpetati vastutus ametnikul oma otsuste vastuvõtmise eest ka aruande, pärast seda tegelikult on ikkagi alla mäge läinud, et inimesed ei vastuta, nad tunnevad, et teil ei ole midagi kaotada, et sa teed ükskõik kui suure siis pärast kahjuks osutunud otsuse, aga tegelikult meie samad tippjuhid kogu ütlevad, et ärme otsi süüdlast ja süüdlase otsimine ei olegi eesmärk omaette, aga ei saa olla riigi juhtimises ju olukord ja kuskil mujal ka ettevõtetes ju ettevõtte juhid vastutavad majandustegevuse eest, kus inimesed peavad läbi mõtlema, mis on selle tegevuse tulem, mis me vastu võtame ja kuhu me jõuame. Aga meil täna seda ikkagi napib. Ei saa muidugi öelda, et kõik ametnikud nii on. Meil on väga tublid ametnikke, kes teevad oma tööd väga hästi ja südamega, aga need kahjuks põlevad tihti läbi, sellepärast et nad päriselt teevad seda südame ja mõttega ja tahavad parimat. Ja siis, kui sa näed, et kõrvalt kuskilt keegi nagu laseb lihtsalt loha ja ei mõtle asju läbi, siis need inimesed põlevad tihti läbi, kes päriselt ka tahavad asju paremaks teha. Üks majanduse kuldreegel on see, et energiahinnad peavad olema madalad, siis see annab tootmis- ja konkurentsieelise teiste maade ettevõtete ees loomulikult. Ja kui vaadata seda, mis Eesti energeetikas toimub, siis meil jälle liigutakse täpselt vastupidi, et mida me tegelikult seal tegema peaksime? Jah, tihti öeldaksegi, et näed, et opositsioon lihtsalt vibutab näppu ja ei paku lahendusi. Tegelikult see ju ei vasta tõele, et jälle, kui sa nagu vähegi arutad ka ettevõtjatega, siis ju tegelikult Eestis täna, ma ütleks, on ühiskondlik arvamus suhteliselt sinna poole, et me saame aru, et tuumaenergia on meie üks lahendusi, mille poole peaks liikuma. Aga sinnamaani on ka elada ja me ei saa suretada oma ettevõtlust välja, mida täna tehakse meeletu hooga. Ja siin olid just ju numbrid ka töötuse kasv on ju aegade suurim ja töötute arv täna. Et siin just eile tulid uudised. Ehk siis minu ettepanek on küll selgelt see, et me peame põlevkivi energiasse edasi investeerima praegu uutesse lahendustesse, mis on veel ökonoomsemad. Jah, see on kulu loomulikult, aga see miljardid, mida tahaks tuulikutesse panna, on räige kulu. Rääkimata sellest keskkonnakahjust ja muust asjast, mis see kaasa toob, siis täna tuleb põlevkiviga edasi minna sinnamaani, kuni Eesti on saanud minna tuumaenergia peale. Ja muidugi siin tuleks ka vaadata, et ei saa välistada seda, et tuleks ka hakata rääkima läbi soomlastega ja ka lätlastega, miks mitte, et naabritega, et neid võib ka ühiselt mõelda. Niikuinii me arendame välja neid liitumispunkte ja kaableid siin, aga tulevik kindlasti Eestil on tuumaenergia ja sinna poole tuleb liikuda ja täna põlevkivi varud on meil olemas siin erinevad hinnagutel seal 50–90 aastat.
tegelikult on läinud tootmine otseselt kasutamine palju ökonoomsemaks, säästlikumaks, nii et me kindlasti peaksime oma rahvuslikku ressurssi väärindama ja mida eriti kurjaks teeb tegelikult kogu selle põlevkivi protsessi juures, kuidas räägitakse oponentide poolt, kui halb see on ja kohe maailm läheb hukka selle pärast, siis see argument ei päde nende puhul, fosforiidi puhul. Et seal on nagu kõik hästi, et see keskkonnakahju, mida me potentsiaalselt fosforiidi kaevandamisega võiks teha ja põhjavee rikkumine, seal see argument ei päde üldse, et see on nagu e-valimistega, et Eestis on e-valimised ja minu väitel manipuleeritakse, see on nagu hea asja nimel, aga näed, Venemaal on pahasti, et Venemaal näiteks see tagab ühe või teise või kuskil mujal mõne diktaatori pukki saamiseks, et lihtsalt selline silmakirjalikkus on nagu see, mis ikka väga tugevalt häirib, et hoidke siis ühte joont, aga ärge nagu nii labaselt nagu kasutage siis ühel hetkel ühtepidi, teisel hetkel teistpidi neid põhjendusi ja argumente. Mida Eesti peaks tegema just nimelt põlevkivi temaatikaga, et kui me arendame oma põlevkivi, aga siis vastuargument on tavaliselt see, et aga siis tulevad suured rohemaksud Euroopa Liidust ja põlevkivienergia on jube kallis. Et kas siin tuleks nüüd siis Euroopa Liit nii-öelda viisakalt kuu peale saata? No sel nädalal oli meil just arutelul EKRE eelnõu, mida Rain Epler ette kandis, mis oleks teinud ettepaneku siis Vabariigi Valitsusel hakata läbi rääkima koos ka meie naabritega, siis Läti, Leedu ja pöörduda Euroopa Liidu poole, et tulla välja ajutiselt, vähemalt ka ajutiselt CO2 kaubandusest, et anda sektorile siis hingamisruumi ja üldse piirkonnale. Ja loomulikult see lükati tagasi ja selles mõttes on see jälle kummastav, et isegi läbirääkimisi või arutamisi, me kõik maksumaksjatena ja Eesti riigi kodanikena eeldame, et meie ministeeriumid igapäevaselt võitlevad selle eest, et Eesti riigil oleks kõige soodsamad ja paremad tingimused, et hakkama saada Euroopa Liidus ka seisavad selle eest. Ma tean inimesi, kes enam väga pikka aega seda ei usu, aga palun. Ja loodame, et äkki ühel päeval ikkagi tulevad valitsused, kes neid inimesi ka suudavad uuesti motiveerida ja tuua usu tagasi. Aga kahjuks tõesti, see lükati tagasi, isegi tahate läbi rääkida selle osas, et ma ministriametist mäletan, et ega tegelikult on ju nii, et meie ametnikud tihti, kes loomu poolest inimene ei taha ju kraagelda kellegi, ma täiesti mõistan seda, ega EKRE inimesed ei taha komisjonides olla halvad ja tuua neid asju välja, me sellepärast, et me oleme kuidagi üdini halvad inimesed, ei too välja neid puudusi eelnõudes ja asju sellepärast, et lihtsalt tuleb tähelepanu juhtida nendele. Aga kui Euroopas ka läbirääkimised on, siis tihti ju teiste riikide ametnikud ka, nemad ministrid tulevad, lähevad poliitikudeks, nemad tahavad ikka seal istuda pärast rahulikult, ajada sõbralikult juttu ja võtta mõni õlu või kohveks, aga kujutan ette, et siis tuli Eestist keegi, hakkasid järsku Eesti asja eest seisma ja ütlevadki, et Eesti asi on meile kõige tähtsam ja me seisame selle eest ja siis ametnik ka vaatab, et mine nüüd hakka seal rääkima, palju mugavam on niimoodi lihtsalt olla tore hea inimene, saada hakkama, kui hakata siin mingite asjadest seisma, põhjendama ja mõtlema, et kahjuks tegelikult see on niimoodi, et püütakse küll näidata, et ei ole nii, aga on, seda nagu on oma silmaga saadud näha, et inimloomuse mõttes saan täiesti aru, et inimene tahaks olla kogu aeg tore, rõõmus ja mitte konfliktne, mis ongi ju õige ja mõistlik. Aga Eesti riigis tuleb seista ja meie ametnikud peavad seisma, kui me ise seda ei tee, siis ei saa keegi meie eest. Sa rääkisid aktsiiside langetamise eelnõu ettekandes ka seda, et energiakandjate hinnad tuleb alla tuua ka sellepärast, et see puudutab tegelikult sotsiaalse õigluse aspekti. See oli väga tähelepanuväärne. Jaa, absoluutselt. Sellest on ju räägitud ka, aga loomulikult jälle see nagu kõlama ei saa, et ega siis, kui me võtame ühiskonnas kas või erinevate palgamääradega inimesed või perekonnad, leibkonnadeks, siis energiakandjate hind on üks väga oluline ja suur komponent meie igapäeva hakkama saamisest, eks. Ja eriti oluline on see veel regionaalses mõttes, et arvestades kõige meie automakse ja kõike seda kallinemist ja inflatsiooni, siis me tegelikult paneme just need samad maapiirkonna inimesed, kes on tõmbekeskustest kaugemal veel suurema surve alla, et nendel on auto omamine on hädavajalik, nende igapäeva elus, tööl käimiseks, laste kooli, lasteaeda saamiseks. Ja tegelikult see on väga oluline aspekt, mis aitaks seal vähemalt inimestel natukenegi leevendust saada. Aga ma jällegi kahjuks ei imesta, et sellest keegi ei jooli, sest ma jälle automaksu arutelude juures, ma olen seda mitu korda välja toonud, sain väga kummalise vastuse ministeeriumi esindaja käest, kui ma küsisin, et kuidas siis teie analüüsid näitavad transpordi kättesaadavust Eesti eri piirkondadest, suuremad linnad, väiksemad tõmbekeskused. Ja kui Rahandusministeeriumi ametnik vastas, et nad ei ole täheldanud väga olulist või märkimisväärset vahet
transpordi kättesaadavuses, noh, piltlikult öeldes siis kas Tallinna kesklinnas või Raplas või Türil või kuskil Põlvas, siis noh, ma olin pehmelt öeldes nagu hämmingus, et kas tõesti saame võrrelda Tallinna trammiparki, taksosid, Boltid, kõikvõimalikud jagamisteenused, autorendid, siis samasuguse transpordi kättesaadavuse võimalusega, nagu on siis kuskil väiksemates kohtades, et noh, et minu arust ütlematagi on selge, et see ei vasta ju tõele, aga kui selline on lähtekoht juba või arusaam on selline, siis me jõuamegi sinna välja, et tegelikult lihtsalt ei hoolitagi, mismoodi inimesed ka saavad hakkama maapiirkondades näiteks. No mina tean näiteks konkreetselt ühte päris suurt ettevõtjat, kes lahkus Eestist ja viis oma ettevõtted mujale. Margus Linnamägi on viinud oma ettevõtted Liechtensteini, hiljuti lugesime uudist. Ja üldse ettevõtjate seas võib leida nagu mitmedki nii-öelda kriitikanooli. No räägi sina enda kogemustest, et kui sa oled ettevõtjatega rääkinud, siis mida nad sulle kui rahvasaadikule räägivad? Ja noh, nagu ma ütlesingi, ma ise olen ka ühe ettevõtlusorganisatsiooni liige ja käin ikka ettevõtjatega läbi ja suhtlen. Ja tegelikult ongi valdav ongi see, et ettevõtjad ei hädalda. Nad annavad oma info ära, nad saadavad ja nad on seda saatnud aastaid ja aastaid. Aga kui nad näevad, et midagi ei järgne, siis nad lihtsalt hääletavad jalgadega. Ja seesama automaks, millest me rääksime, siis tegelikult väga paljud ettevõtjad on juba tegelikult tegemas teistes riikidesse juriidilisi kehasid ja otsivad võimalusi ja sellest on isegi tekitatud juba ärimudel, et on juba ettevõtted, kes pakuvad teenuseid ja otsivad lahendusi, eks. Aga ära viiakse ju meie maksud Eestist, eks, ära viiakse meie töökohad, eks. Et noh, selles mõttes jah, kahjuks ongi, noh, meil Raplamaal ju Järvakandis üks väga tugev äripäeva topis sees olnud ju puiduettevõte lõpetas siin eelmine aasta, kui ma ei eksi, väga tugev ettevõte, eks. Ja nii ongi kahjuks, et lihtsalt nad ei suuda hakkama saada ja metsanduse ja puidusektor on saanud veel Eestis kõige tugevamalt pihta, sellepärast, et kogu aeg see jutt ka selle metsanduse ümber ja see segadus, et noh, lihtsalt see ei ole võimalik panna pikaajalisi investeerimisplaane ja äriplaane paika, kui sa kogu aeg oled sellises teadmatuses, mis see sulle kaasa toob või noh, kas või energiahinnad, eks, et on väga energiamahukas tootmine ja lihtsalt ei ole võimalik ja noh, me siin kuuleme juba Estonian sellist ju aastaid, et mis saab, eks üks Eesti kõige suurem elektritarbija, eks. Ja kui sellised ettevõtted ära lähevad ja tegelikult lahendusi ei leita endale, ei otsita, noh siis lihtsalt ei ole, aga ettevõtjad, ma alati just ütlen, et ettevõtjad ei käi hädaldamas, et kui meil siin liberaalid ei saa minna välja kuskil kirulipuga, siis on tohutu kisa kuskil, seda kuuleb terve maailm, sest noh, see tehakse nagu nii kuuldavaks, tunne on selline, et üle poole ühiskonnast ongi sellised, kuigi see võib-olla tegelikult on väga väike, kaduvväike protsent, siis ettevõtjad ei saa tihti oma häält kajama niimoodi, et lihtsalt ei lasta kajama ja lõpuks nad lihtsalt teevad oma otsused ratsionaalselt arvutuste pealt ja lähevadki ära, et meil on siin ju jäänud suured ettevõtted tulemata, siin hiljutiselt olid jälle, kes ei investeeri enam Eestisse, eks, et see perspektiiv on väga kehv ja noh, jällegi natuke teise teema peale hüpates, aga tulla siia automaksu peale, noh, olles ise väga pikaajaline Kaitseliidu liige, siis julgeolekust räägime, et noh, automaksu üks eesmärk, mida räägiti kindlasti, et suur keskkonnahoid, mis on täielik jama, autod vananevad, autoparki ja nii edasi. Aga noh, me näeme seda, et tegelikult meil on riigikaitseliselt oleks vaja ka maastureid näiteks või suuremaid autosid siis, kui seal ühel päeval vaja on, loodame, et seda päeva kunagi ei tule. Aga kui see peaks tulema, eks, siis see aspekt on täiesti ära jäetud, et me oleme täiesti ära nudinud, eks. Me jahimeestelt eeldame ka, et nad on riigile partnerid ja meie ulgute populatsiooni ohjavad ja nii edasi. Aga tegelikult teise käega surume nad täiesti alla, eks. Et noh, lihtsalt nii inimeste kui ettevõtjate arusaam sellest, et riik ei hooli, see järjest juurdub ja seesama aktsiiside ja käibemaksu langetamise eelnõu oli üks selline hoob, mis oleks andnud riigi poolt või annaks riigi poolt inimestele uuesti natukene kindlustunnet, et nad saavad aru, et kui on raske aeg, siis riik tegelikult ka mõtleb ja vaatab sisse ja tuleb järgi ja teeb muudatusi. Aga noh, kahjuks need otsused ei tule, need otsused ei tehta. Ja lihtsalt käibki Exceli tabeli põhine arvutus, mis nagu jälle näha ka automaksu puhul tegelikult on juba jälle miinus, ei tulnud neid arve kokku, eks noh, mida plaaniti, et meil on fundamentaalne probleem ikkagi riigi rahanduses ja noh, seda toob ka välja küll ka mõni koalitsioonisaadlik ise, et siin Aivar Sõerd on selles mõttes, ma tunnustan Aivarit, et on väga tugevalt selle asja kätte võtnud ja nendele valupunktidele aastaid tähelepanu juhtinud, et
et õnneks on ka mõni hüüdja hääl kõrbes vähemalt veelgi, kes ka sealt neid asju välja toob. No peaaegu anekdootlik oli see olukord, mis tuli välja siis, kui valitsus äkitselt hakkas, kuidas öelda, konjunktuuriinstituudi raportitesse suhtuma niimoodi mitte kõige soodsamalt. Tähendab, et kuni sinnamaani oli konjunktuuriinstituut valitsuse pidev partner, esitas oma arvamusi ja kalkulatsioone majanduse arengust, eks ju, aga siis, kui need raportid hakkasid ikkagi väga mustades toonides tulema, siis äkitselt konjunktuuriinstituut visati pildilt välja. Konjunktuuriinstituut, ma tean, on käinud ka muuseas EKRE fraktsioonis rääkimas, konjunktuuriinstituudi juht tähendab. No mis pilt sealt avanes? Ja konjunktuuriinstituuti muidugi tunnustan väga, nad on väga tublid tööd teevad ja selles mõttes hoidke sama joont, et see sissejuhatus sel teemal oli väga, väga nagu õige, et erinevates komisjonides, nii ka Riigikogu siis komisjonides on ju ka konjunktuuriinstituut oma ettekandeid teinud, ülevaateid ja käinud ka EKRE fraktsioonis, siis tõsi, et see on selles mõttes selle nagu täitsa nagu hämmastav näha, kui üks organisatsioon, kes tegelikult on sõltumatu, toob sõltumatut vaadet ja üle kogu selle riigi asutuste ja tagasiside nii maksuametist ja statistikast ja kõik, mis ta kokku võtab ja kokku panevad, analüüsivad, siis kui see ei meeldi olemasolevale valitsusele, siis hakkab pihta piltlikult tagakius. Ja tükke kerge survestamine, et ikkagi, kas te ikka olete kindlad, et see ikka nii on, äkki te ikkagi tahaksite üle vaadata oma seisukohad ja selles mõttes ei see süsteem, ega ütleme, nende tulevikuvaade nende andmete pealt, mida nad teevad, on tume, jah. Ja ega siis ei ole ju mingi üllatus, et kui me vaatame kõike seda maksurallit, mis ka nüüd ju meil tõusid just jälle ju aktsiisid tõusid siin kuu alguses, meil tõusevad kohe käibmaks, tulumaks, aktsiisid veel, eks, siis selleks ei pea isegi olema ju tegelikult analüütik, et saada aru, sellest saab aru ka koolilaps, et see ju ei paranda mitte kuskilt majandustõusu. Samad uudised sellest, kuidas tööpuudus on veel suurenenud, eks, ettevõtjad lähevad ära ja see on täna alles jääme väike osa, mida me näeme, sellepärast, et jääme tipp alles, sest need tegelikult kõik need maksud ei ole rakendunud, isegi automaks ei ole veel rakendunud, me alles nüüd siin circa kuu pärast tuleb esimene automaksu maksmise aeg, eks. Ja kõik need käibemaksud, aktsiisid alles tulevad, et see kõige raskem, ma arvan, et ühiskonnale jõuab kohale üldse, mis toimub selle aasta lõpp, järgmise aasta kevad, suvi. Saab alles maksumaksja tegelikult aru, mis see maksukoormus meile tegelikult teeb, kuhu me jõudnud oleme. Ja eilegi siin mitmete inimestega rääkides aina ikkagi tuleb see sõnum, et inimesed ei saa hakkama enam. Et kui enne tulid otsustad kokku ja võib-olla suusid ka kuus panna 100-200 eurot kõrvale, siis täna ikkagi on valdav juba see, et inimesed ei tule enam oma igapäevaste kuludega otsustad kokku, et see on väga keeruline olukord ja siin nagu tahaks kohe näha mingisuguseid sõnumeid ja nagu me enne rääkisime, kas või see CO2 ajutine peatamine ja läbi rääkida, siis see oleks nagu riigi poolt nagu vähim, mis nad teha saaks, et me proovime rääkida, me tõesti püüame oma naaberriikidega rääkida ja teha Euroopa Liidu ettepaneku, kusjuures ühel päeval ma olen täitsa kindel, et tuleb välja mõni suur Euroopa Liidu riik, kes selle ettepaneku teeb ja ütleb, et me oleme sinnamaani jõudnud, meie valitsus analüüsis, me saime aru, et olukord maailmas tervikuna majanduses ja ka julgeoleku olukorras on selline, et me peame mingi muutuse tegema ja siis see tuleb, varem hiljem see ettepanek tuleb mõne suurema Euroopa Liidu poolt, riigi poolt, kes tegelikult ka analüüsib oma riigi olukorda ja siis me siin maigutame suud ja kinnitame, et küll on hea mõte, et kahju, et ise selle peale ei tulnud. Küll aga peaks nüüd rääkima lahendustest. Esimene lahendus on loomulikult maksud alla. See peaks olema tõeline parempoolne poliitika, eks ju, et mitte see libaparempoolne poliitika, mis on enneolematu maksuralli praegu Eestis kehtestanud, et ei ole maksutahe, ei ole kaitsetahe, et maksutahet ei ole, et kui sul põhimõtteliselt riik röövib sind ära, siis see kaitsetahe liigub nulli. Ja need samad ettevõtjad, kes praegu siin nii-öelda vee peal üritavad püsida, nende samad ettevõtete juhid võivad ütelda, et kuulge, sellise riigi eest mina enam võitlema ei hakka, et kes mind põhimõtteliselt süstemaatiliselt ära hävitab. Et niimoodi seda ei saa. Esimene asi kahtlemata ilmselt, et siis maksude langetus. Ja, maksude ja aktsiiside langetus on esimene asi, mis tuleb kohe teha.
ja sinna tuleb kõrvale panna ikkagi siis riigisektoris võimalike bürokraatia vähendamise otsused. Tulebki üle vaadata ja kohe vähendada mingeid asju, mingeid lubade menetlusi. Me näeme, nüüd seda räägitakse sellest ettevõtjate ettepanekutest, mis tehti, mida on tegelikult tehtud aastaid ja aastaid, sellele midagi uut. See on PR-trikk iseenesest, et näidata, et nüüd me kuulame ettevõtjaid. Ettevõtjad kogu aeg rääkinud, aga nüüd tuleb päriselt teha. Tulebki panna mingisugused tegevused ootele, tulebki kuskil mingid ametkonnad ka üle vaata, kas on kõiki asju vaja, igasugust lubade regulatsioone ja edasi. Ja tuleb vähendada, sest see riigiaparaati, me ei suuda üle hoida seda riigiaparaati, sest need Euroopa Liidu nõuded, mida kokku peale panesse, need tuleb lõpetada. Osa tuleb lõpetada lihtsalt ära ja tuleb läbi rääkida. Andke siis juba sõnum. Ma oleks rahul sellega, kui me näeksime järgmine nädal valitsuse poolt sõnumit, et näete, siin on esimene 10 Euroopa Liidu direktiivi, mille osas Eesti teeb ettepaneku Euroopa Liidule kas üldse lõpetada või ajutiselt peatada või siis vaata ümber need ja me tegeleme sellega, et vähendada neid kulusid sellest, esimene asi. Aktsiisid alla, käibemaks alla, selge sõnum inimestele, ettevõtjatele, energia hind. Me saame aru, me oleme aru saanud riigi poolt, energia hind on väga oluline inimeste toimetuleku aspektis, ettevõtjate, ettevõtluse siis konkurentsivõime aspektis. Teeme kõik selleks, et energia hind alla tuua ja hakkame sellest suunas samme astuma. Kuni sinna maani välja, et siis tuleks ka sõnumid panna, et kuidas siis ka neid ühendusi parandada näiteks siis Soomega, et saaks siis Soomega ka siis ikkagi ühtsesse energia hinna välja võimalikult, sest praegu meil lihtsalt pealtulekut ei ole võimalik sealt saada nii palju kui vaja on, ära anname rohkem, eks. Ja tööjõumaksud, et tööjõumaksud tuleb alla tuua, sellepärast, et on ju täiesti selge, et ettevõtja selleks, et hakkama saada, hakkab kohe kombineerima seda, kuidas siis hakkama saada ja kuidas tööjõudu siis optimeerida, eks. Aga meil on oluline ju see, et meil ka tööjõud on meie oma inimesed, meie oma naabrid, meie oma sugulased, tuttavad, eks. Ja kui me selle tööjõu ju vabaks laseme või ei ole võimalik tööl hoida, ja oodates ka paremaid aegu, kui on tunnelis täielik pimeduseks, siis on see ju kõik meie oma inimesed, kes ju otsivad lahendusi, hakkavad Eestit ära liikuma. Noored lähevad massiliselt ära ja siis me loeme jälle siin uudistest, kuidas hakkame spetsialiste tooma sisse tuhandete kaupa mujalt, eks. Aga oma inimesest me ei hooli, eks. See sama spetsialist viib meie palgaraha välja Eestist, eks tegelikult ja on koormus ka meie sotsiaalsüsteemile ikkagi ja tervisesüsteemile. Ehk siis lihtsalt vahepeal nagu lihtsalt ei saa aru, et miks nagu seda ei vaata tervikpildina. Et neid positiivseid sõnumeid on vaja ettevõtetele anda, on vaja öelda, et me saame aru sellest, et nüüd ja ei tohiks häbeneda, et kui on ikkagi tehtud vigu, siis juba ma arvan on hea samm see, et inimesed saavad aru, et mõeldakse juhtide näol, kui nad ütlevadki, et me saime aru, et see on viga, et ei tohi karta seda. Kahtlemata, tegelikult me räägime ühest kategooriast ettevõtjatest, kes võib-olla niivõrd lähedalt seotud võimuparteidega ei ole, aga siis me tegelikult räägime ju ka ettevõtjatest, kes seda on. Ühed kahtlemata näiteks tuule energia arendajad, teised on näiteks Rail Balticuga seotud ettevõtjad. Et Rail Baltic, mida teha Rail Balticuga? Rail Baltic, mis praegu siis parimal juhul läheks Pärnusse ja võib-olla veel natukene parimal juhul edasi Häädemeestele, sealt edasi tuleb tükk tühja maad, Riiast edasi see raudtee ei lähe, sellepärast et Lätil pole vaja tegelikult seda raudteed sinna, ma olen sõitnud seda Läti kanti ja seal ei ole mitte midagi, miks seda Lätile vaja on seal. Salatskriiva linn ja võib-olla natukene mingeid muid, aga see ei läheks läbi isegi olulistest keskustest nagu Tšeesis ja Limbaži ja nii edasi, et Lätil pole seda lihtsalt vaja. Et mida Läti seda ilmselt ehitama ei hakka, et need jutud ilmselt, et need Läti ehitaks selle valmis 35. aastaks või midagi muud. See on ulme valdkonda kuuluv asi, et lätlastele pole vaja seda. Rail Baltic, mida teha? Rail Balticuga on ikkagi meie probleem. On algusest peale olnud ja jällegi nüüd siis öeldakse, et kus me enam pooleli jätame, et näed, nii on tehtud, aga tegelikult Rail Balticu, see keskkonnakahju, mis me Rail Balticuga teeme Eesti riigile, tegelikult see on nagu käsitlematu, mul on väga, väga kahju selle üle, et mida me oma keskkonnale teeme ja tegelikult lõikame sellise joonobjektiga oma riigi pooleks. Rääkimata siin riigikaitses aspektid, mis kahju see teeb. Aga mis te teha edasi? Siis küsitakse, et kuidas me nüüd pooleli jätame, eks.
aga nii jätamegi tegemata. Lätiga tuleb ära siis taastada need ühendused, mis meil on, või teha paremaks. Ja mis see lahendus on? Ja võib-olla tuleb tõesti ehitada Eesti pool mingid jupid, mis on juba täna kuskile vaasi saanud välja lõpuni. Ja mina ei välistaks seda, et neid teha kas või teedeks. Et selles mõttes maailmas on erinevaid lahendusi, et selge see, et kuskilt maalt ei ole mõistlik jätta neid lihtsalt seisma või rohtuma, oletame, kui me täna lõpetaks, aga kas või näiteks, kui Tallinn-Rapla vahele lõigu näiteks võtan, kui see välja ehitada, isegi kui see teetamm näiteks ei kannata kahes suunas liikumist panna, maailmas on väga näited, kus ühel kellaajal tipptunnil liigutakse ühtepidi, teistpidi, et iseenesest ka siin on võimalikud variandid, et isegi kui ka Eestis ära kasutada see, ilma et raudteena tuleks juhul, kui me sinnamaani jõuame. Aga kindlasti on võimalus olemas, aga praegune olukord on küll selline, et ma väga kahtlen, et kas 35 ka me veel siin ronge peal näeme, et meil tõenäoliselt rongid seisavad kuskil depoos ja sõitmist ei ole ja siin see nädal oli ka jälle Riigikogus ju arutelud ka Rail Balticu hetkeseisu üle ja seal oli üks päris mulle jäi kõrva kuulasin järgi seda istungit seal oli, et Rail Balticu siis Eesti-poolne rongide liikumine panemine. Kuidagi see sõnastus oli ametnikul selline, et on hea, et rööpad ei lähe rooste. Et siuke tore lause jäi meelde, et kes saab üle vaadata, et rööpad ei lähe rooste. Et jällegi, eks nali naljaks, aga me ikkagi ei mõtle läbi neid asju ja Rail Balticu puhul ka nüüd, kas see tõsi on või mitte, ma ei ole seda kontrollinud saanud, aga Läti poole esindaja väitis seal, et tegelikult üks trahv, kui ma õigesti mäletan, 15 miljonit juba on välja kirjutatud Leedule Rail Balticu teatud töödega mitte graafiks olemise osas. Ja seal avaldati ka arvamust, et võimalik, et see tuleb jagada ära meil 3 peale. Ehk siis tegelikult ei ole selgeid vastuseid tulnud lõpuni ka täna selles osas, et kui nüüd üks 3 Balti riigist Rail Balticu puhul siis ei tee ära oma tegevusi, et kas me maksame ükshaaval või 3 peale kokku ja mul on küll tipub olema arvamus, et lõpuks võib juhtuda, et Eesti isegi ehitab välja endapoolse trassi, aga trahvikulusid võime väga vabalt hakata jagama veel oma partneritega. Loodame, et seda ei tule, aga võimalus on minu arust õhus. See on lihtsalt täiesti uskumatu, et kui vaadata ka seda, mida Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjonil räägiti, lätlased kinnitasid, et neil rahastusotsuseid ei ole. Ja siis tuli välja ka see, et kogu selle nii-öelda Pärnu kiirliini opereerimine aastane kulu oleks 35–50 miljonit ning see tähendab seda, et praegu kogu Eesti raudteekoridori ülevalpidamine kogu Eesti Vabariigi raames on 30 miljonit ja loomulikult need hinnangud 35–50 ja tähendab seda, et eks ta siis ilmselt kipub ikka olema see 50, mitte 35. Et lõppkokkuvõttes ikka ta on sinna lähedale 50. Et see on ju täielik katastroof. See on ühemõtteline katastroof, mille otsas me praegu istume ja siin on jällegi nagu ikkagi ju terve rida ju inimesi, alustame tegelikult teenelisest Rail Balticu kriitikust Priit Humalast, kes on 10 aastat tagunud seda trummi, et kõik need Rail Balticu nii-öelda arvutused on olnud otseselt valed ja veel kord valed. Ja et siin ei hakka mingid kaubavooge olema, need nii-öelda sinna sisse kirjutatud mingisugused hüpoteetilised rohekvoodid sellesse tuludesse ja nii edasi, et asi on täiesti hullumeelne. Et loomulikult tuleks see asi põhimõtteliselt korstnasse kirjutada Eesti Vabariigil ja veel kui võimalikult kiiresti ära lõpetada. Aga loomulikult, miks ma sellest räägin, ongi see, et meil on terve rida ettevõtlust Eesti Vabariigis, eks ju, kes on riigi nisa ja riiklike tellimuste nisa otsas. No jah, loomulikult, ega siis täna on, ütleme, teetaristu või taristu ehitus on, see minu arvamus ja minu hinnang on liikunud selles mõttes vales suunas, et me oleme ju teetaristult raha ära võtnud, ega meil ju teetaristu üle Eesti ehitus on ju aegadega muidugi madalamas seisus ja me ei suuda enam isegi tagada elementaarset remonti, eks. Aga seda raha me pumpame nüüd sinna Rail Balticusse sisse, aga tegelikult teetaristusse me ei pane. Et need samad ettevõtjad tegelikult peaksid täna ehitama riigis teetaristut, eks, ja seda parendama. Aga see on omaette teema muidugi veel jah, et kuidas need poliitilised seosed erinevate ettevõtte juhtide vahel lähevad,
aga see teetaristu ehituse ära lõpetamine, ega see tegelikult on selles sektoris päris palju ka ettevõtlust lõpetanud ja noh, selle kohta ma olen ka öelnud, et see on niisugune jälle selline asi, et ütleme selline 5 kuni 8 aasta pärast me avastame, et kui me tahamegi, tulevad ühel päeval otsustajad, kes ikkagi saavad aru, et teid on Eestis vaja ja liikuvus on väga oluline ja ka maapiirkondades elavad inimesed, kes tahavad liikuda ja see on vajalik, siis me oleme ära lõpetanud ühe sektori suures mahus siin ja hakkame sisse ostma seda kordi kallimalt jälle meie naaberriikidest, kus on tehtud mõistlikke otsuseid ja ettevõtted on saanud jätkata. Et selles mõttes ka perspektiiv ei ole väga hea. Ja noh, jälle, kui me üldiselt majandusest räägime, noh, jälle toon ühe teise nagu sisse keskkonnaalase aspekti, et noh, me oleme teinud ka ettepanekuid siin, noh, see on natuke majandusest teine liin, aga ka majanduse osa kalavarud vähenevad meeletu kiirusega, eks, ja aastaid kuuled, kuidas kalamehed räägivad, sektori inimesed kormoranidega on tõsine probleem. Ja me nagu ei võta midagi ette, no nüüd see aasta jälle natukene kuskilt nagu midagi saab, mõne õlitada edasi, aga kalandussektorile on see pannud sellise hoobi, et tõenäoliselt 5-6 aasta pärast me oleme seisus, kus me tegelikult kala püüda enam pole ja siis on jälle tõenäoliselt suur hämming, et kuidas see küll nii juhtus, aga seda on räägitud juba pikka aega. Et me oleme väike riik, me peaks tegelikult olema paindlikud. Me peaks olema paindlikud, kui on probleem, võtame kokku, arutame läbi, teeme otsused ära. Aga me töötame kuidagi nagu mingisugune maailma suurim riik, suurima bürokraatia aparaadiga riik oma otsustes. Täpselt, see on väga hea võrdlus. Ma olen ise täpselt samamoodi seda mõelnud, et Eesti riik peaks olema nõtke väga kiiresti tegema oma otsuseid, aga vastupidi, me tõesti oleme nagu, ma ei tea, Louis XIV Prantsusmaa, et noh, see oli tegelikult väga hea riik võrreldes veel tänapäevaste riikidega, aga jaa, et me tõesti käitume nagu mingisugune impeerium ja see on nagu väga kurb. Aga igal juhul rääkides majandusest, siis maksulangetus on üks peamine tasand, millele tuleb keskenduda. Absoluutselt, kiire meetod ära tehtav ja alati saab uuesti hakata arutama, läbi rääkida ühiskonnaga, kui on ajad muutunud. Ja muidugi selgitamine, et mida mina tajun ühiskonnas ka, et noh, siin ju vahepeal suruti igasuguseid julgeolekumakse ja asju, siis inimesed tahavad näha, et kui te ütlete, et te võtate raha ühe või teise asja jaoks, kas või siin automaksu, pange see teedesse, tehke siis seal midagi paremaks. Et kui te küsite julgeolekumaksud, näidake, mille jaoks see läheb, et noh, nüüd just lõpetati meil muidugi ju ära, tuli uudis ka, et nüüd ajutine käibemaksu tõus on nüüd jälle järsku tähtajatu ja noh, see on selge, et kõik ajutised asjad, mis meil Eestis tehtud on kõige kaua püsivamad, eks, ja tulumaksu tõusud. Aga inimene saab veel aru, kui sa seletad talle lahti ja räägid, miks sa teed seda, kus see raha läheb ja näitad seda. Aga meil ei ole, et noh, kui vastus ongi nagu meie üks legendaarne rahandusminister, et raha kulub igale poole, siis see tegelikult ei aita inimestel ka seda maksudistsipliini või maksu maksmist nagu kuidagi endale ära mõtestada, et kui see jääb nagu lahtiseks. Et paljud inimesed on öelnud, jah, ma olen nõus ka ajutiselt maksma näiteks me teame, et meil on konkreetselt mingisugune asi, ma ei tea, tahame keskmaa õhutõrjet või midagi osta, räägime riigis läbi, tõstame mingi maksu selle jaoks, me näeme, et see maks läheb sinna, me teame, see maks ongi aasta, 1,5 ja selge. Aga kui vastus on see, et raha kulub igale poole ja olukorras, kus me näeme, et 100 miljoneid on kuskil ridade peal, mis isegi, mida ei tea, Rahandusministeerium ega ka ministeerium, kelle raha ta on, või kuskil mujal eelarves on gaasijaama jaoks 100 miljonit või ei ole, siis noh, inimesed ei ole ju rumalad, inimesed saavad ju aru, et protsess on juhtimata ja ülevaade puudub. Rene Kokk, suur tänu selle minu jaoks väga huvitava diskussiooni eest. Aitäh kutsumast, kõike head.